Tere päevast! Tere tulemast Arenguseire Keskusesse. Mina olen Tea Danilov, Arenguseire Keskuse juhataja ja Arenguseire Keskus on Riigikogu juures tegutsev mõttekoda, mis analüüsib ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid ja koostab arengustsenaariumeid. Ja täna esitleme oma uuringut eraraha kaasamise tulevik kultuuri ja spordi valdkonnas. Pean kohe alguses ütlema, et see lähtub tõdemusest, et avalik sektor ei pruugi suuta rahastustaset kultuuri ja spordi valdkonnas lähima 10 perspektiivis oluliselt suurendada. Ja see pole nii üksnes Eestis. Avaliku sektori raha osatähtsus kultuuri ja spordi valdkonnas kahaneb väga paljudes riikides. Osaliselt ka seetõttu, et erarahastuse roll kasvab või vähemasti pingutatakse tõsiselt selle nimel, et see kasvaks. Ja vaatame täna lähemalt, millised on erarahastuse trendid maailmas ja Eestis ning milliseid tulevikustsenaariumeid saame Eesti jaoks välja joonistada. Pöörame põhitähelepanu ettevõtlussektorile, sest seal tundub olevat suurim kasutamata potentsiaal, isegi mitte niivõrd summade, kuivõrd toetajate ringi suurendamise mõttes. Meie tänane kava on järgnev. Raporti põhisõnumeid ja stsenaariumeid tutvustab Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane. Ja seejärel on meil kavas vestlusring, kus osalevad Alexela juhatuse esimees Martti Hääl, Eesti Olümpiakomitee peasekretär Kristo Tohver ja Riigikogu liige Tanel Tein Eesti 200-st. Ja head kuulajad, kes te ka meid veebi vahendusel jälgite, aga ka head saalis olijad, saate küsimusi esitada Slido keskkonna vahendusel, aadress slido.com ja märksõna ask0605. Toksite selle märksõna sinna sisse, jõuate meie pressiesitluse lehele, saate sinna küsimusi kirjutada, ma hoian neil pilku peal ja jõudumööda küsin nii esineja kui ka vestlejate käest need küsimused kenasti ära. Intervjuid esinejatega saab teha pärast ametliku osa lõppu ja kõik materjalid ja salvestus muutuvad järelvaadatavaks meie leheküljel arenguseire.ee. Nii palju hakatuseks, annan sõna edasi Uku Varblasele. Ja, tere päevast! Mina räägin oma ettekandes erarahast Eesti kultuuri ja spordi valdkonnas, täpsemalt sellest, mil viisil ja kui suures mahus Eesti ettevõtted neid valdkondi toetavad, mis on nende peamised toetamise motiivid, kuidas see võib tulevikus muutuda. Toon välja ka selle, et mis on erarahastamise potentsiaal ja mis võiks aidata seda valla päästa. Ja kirjeldan ka erarahastamise võimalikke tuleviku stsenaariumeid. Aga ennem kui me lähme eraraha juurde, siis üks pilt ka avalikust rahast. Et me näeme siin, et Eesti on tegelikult kultuuri ja spordi valdkonda suunatava avaliku rahastuse osakaalu poolest Euroopas esiotsas. Et siin on pandud suhtarvuna osakaaluna SKP-sse, sisemajanduse kogutoodangusse. Me näeme, et Eesti on üks tumedama värviga riik, ehk siis küllaltki palju avalik sektor tegelikult praegu toetab neid valdkondi. Mõnes mõttes see võib olla ka nagu tehniline, ehk see number alati ei peegelda tegelikkust, et näiteks meil on Eestis küllaltki palju avalikku taristut, mis on avaliku sektori hallata ja selle võrra see number tuleb kõrgem, et nagu tegelikku raha võib-olla nii palju avalik sektori siiski ei pane. Aga kui me vaatame tulevikku, siis kindlasti suureneb kiiresti rahavajadus mitmetes teistes valdkondades, et lisaks praegu väga aktuaalsele julgeoleku teemale, ka kindlasti sotsiaal- ja tervisevaldkonnas, et me oleme kas või ise Arenguseire Keskuses hinnanud, et 10 aasta jooksul võib tervisekassa puudujääk kasvada ligi 900 miljoni euroni aastas, ehk siis tegelikult neid valdkondi, mis raha vajavad, on väga palju. Seetõttu võib karta, et kultuuri- ja spordivaldkonna elujõulisuse tagamiseks on vaja praegusest üksjagu mitmekesisemat rahastusmudelit. Ehk meil on vaja teisi vahendid, ehk siis eelkõige just eraraha. Ja nagu ka Tea alguses välja tõi, et tegelikult see ei ole Eestis unikaalne väljakutse, et ka tegelikult teistes Euroopa Liidu riikides alates viimasest finantskriisist 2009 on mõnes mõttes nagu vähendanud riigi osa selle valdkonna rahastamises, ehk siis teised seisavad samasuguse väljakutse ees.
Ettevõtted kasutavad siis toetamiseks erinevaid vorme, et levinumad neist on annetamine ja sponsorlus, et me näeme, et annetamine on ühtmoodi levinud nii suurettevõtete kui ka kõigi ettevõtete seas, et siin on toodud eraldi välja, et suurettevõtted sihukese sinaka tooniga. Sest ongi, et kui me vaatame näiteks teist tüüpilisemat toetamise viisi, mis on sponsorlus, siis see on tegelikult suurettevõtete sees märksa levinum. Ja saamegi öelda, et mitmed spordialad tegelikult tuginevadki väga oluliselt just nagu nende sponsorrahastustele. Näiteks auto- ja motosport on selline, kus on väga oluline selle valdkonna rahastus. Ja kui ka mingitest summadest rääkida, et siis näiteks mõni aasta tagasi Kultuuriministeerium hindas, et kui kogu spordituludeks on ligikaudu 250 miljonit eurot aastas, siis sponsorite abil kaasatakse umbes 25–50 miljonit. Täpset mahtu on keeruline öelda, sest need summad on sageli ettevõtete turunduseelarvetes, ei paista hästi välja, aga ligikaudse hinnangu saab anda. Aga lisaks annetusele ja sponsorlusele on tegelikult ka teisi viise, mismoodi toetatakse kultuuri- ja spordivaldkonda, et näiteks pakutakse tasuta või siis ka soodustingimustel tooteid teenuseid või siis pakutakse ka näiteks vabatahtliku töötundi, et seda teevad ka mõned ettevõtted. Mis siis tänane seis on? Et kehtiva tulumaksuseaduse järgi on ettevõtetel võimalik tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud ühingutele annetada kuni 10% eelneva majandusaasta kasumist või siis ka tegelikult 3% välja makstud töötasudest tulumaksuvabalt. Aga võimalikust sellest maksuvaba annetamise mahust kasutavad Eesti ettevõtted ära kaunis väikese osa, et te näete siin joonisel, et kui kokku oleks võimalik annetada tegelikult üle miljardi euro, siis 2023. aastal annetati kokku kõigi sinna ühingute nimekirja kuuluvasse listi 16,5 miljonit eurot, sealhulgas kultuuri- ja spordivaldkonda 4,4 miljonit. Ehk siis tegelikult seda potentsiaali oleks nagu üksjagu rohkem. Loomulikult me ei saa eeldada, et see kogu see 1,1 miljardit eurot täituks, et see on see nagu tehniline potentsiaal, mis on võimalik, aga võib arvata, et tegelikult oleks võimalik rohkem eraraha sinna valdkonda kaasata. Ma tõin ka välja kultuuri- ja spordivaldkonna kõige suuremad annetuste kogujad 2023 aastal. Et te näete, et siin on mitmeid, eelkõige on siin esimeste seas erinevad spordiseltsid, aga huvitav on see, et kõige suuremaid alaliite siin sees ei ole. Ja kultuuriasutusi on mõnevõrra vähem, et siin Rahvuskultuurifond tuleb näiteks kolmandana välja. Aga siiski, kui me võtame tervikuna, mis on Eestis kõige suuremad annetuste kogujad, siis kultuuri- ja spordivaldkonna ühingud nende sekka tegelikult ei mahu, et pigem on need igasugused tervisevaldkonna MTÜ-d. Siin slaidi peal on lühike ülevaade annetuste mahtudest. Et me näeme, et siin vasakul pool on toodud, et mis on ettevõtete annetuste mahud ja mis on füüsiliste isikute annetuste mahud. Et alates kuskil 2017 on selgelt see eraisikute annetused kasvanud kiiremini, kui on siis ettevõtte annetused muutunud. Väga erandlik on aasta 2022, mis siis saab siduda Ukrainas puhkenud täiemahulise sõjaga, kus on oluliselt kasvanud nii ettevõtete kui ka eraisikute annetused. Aga aasta hiljem, ehk siis 2023, tegelikult ettevõtete annetused langesid märkimisväärselt, peaaegu kahekordselt, aga samal ajal tegelikult eraisikute annetused püsisid jätkuvalt kõrgel tasemel. Et eks siin saab ka põhjuseid otsida sellest, et üldine majandusolukord oli sellel aastal kaunis nukker, ehk siis ka võib-olla selline kindlustunne annetada oli seetõttu väiksem. Ja paremal joonisele näidatud seda, et tegelikult ettevõtete annetuste maht on ajas kasvanud enam-vähem samas tempos majanduskasvuga. Et siin on võetud aluseks 2018 aasta andmed kuni 2023 ja me näeme, et sellel vahemikul on kasvanud ettevõtete annetused umbes 62%. Samal ajal on ettevõtete kasumid kasvanud 50% ja SKP 39%. Ehk siis ligikaudu samas tempos on need kasvanud. Ja tooksin veel välja ka selle, et ettevõtete keskmine annetussumma aastas on ka päris oluliselt kasvanud, et see on jõudnud kuskil 6000 euroni aastas, aga mis on võib-olla veel huvitavam või olulisem on see, et mediaan annetus ehk siis nagu keskmise ettevõtte annetus on sellest umbes 10 korda väiksem. Ehk siis tegelikult on üksikud suured ettevõtted, kes annetavad palju ja sealt tekib see kõrge keskmine näitaja. Aga et on väga palju ka selliseid väikseid toetajaid.
Mis siis motiveerib ettevõtteid toetama? Et me näeme siin varasematest uuringutest, et kõige olulisem on ikkagi selline missioon ja soov aidata, aga ka väga tähtis on toetuse kasutamise läbipaistvus. Et see on küllaltki sarnane tegelikult ka teiste riikide tulemustega. Ja samuti ka siis soov panustada Eesti kultuurispordi kestmisesse ja ka siis piirkonna kogukonna toetamine. Ja mis on võib-olla veel oluline välja tuua, et tegelikult ainult üksnes 10% annetavatest ettevõtetest omab sellist kindlat toetamisstrateegiat ja eelarvet. Ja pigem on selline nagu ad hoc või natukene nagu üksikute näidete põhine see toetamine. Ja seda tuuakse ka veel välja, et tegelikult toetatakse eelkõige neid, kes ise pöörduvad ettevõtte poole, et ettevõtted pigem ise väga palju ei otsi. Et seda saame ka siis vestlusringis, ma arvan, arutada, et kas see on üldine trend või mitte. Ja kui me vaatame tulevikku, siis ülekaalukalt suurim trend on kohaliku kogukonna toetamine. Et seda on siis 46% toetavatest ettevõtetest välja toonud. Ehk siis püütakse üha enam toetada kohalikke sündmusi, spordiklubisid, kultuuriprojekte ja selliseid sotsiaalseid algatusi. Ja mis on ka huvitav, et just väljaspool Harjumaad on see kohaliku kogukonna toetamine hästi oluline, et need ettevõtted peavad seda veel tähtsamaks. Ja mõnes mõttes see on ka nagu kooskõlas teiste riikide andmetega ja näitajatega, et me siin leidsime näiteks, et Tšehhis on tehtud uuringuid, kus tuleb ka välja, et nagu proportsionaalselt toetavad tegelikult väikesed kogukonnaga tihedalt seotud ettevõtted rohkem kui suurettevõtted. Et see oli ka huvitav. Meil on raportis ka päris pikalt erinevaid rahvusvahelisi suundumusi selgitatud. Kui nagu kokku võtta lühidalt, siis pigem võib öelda, et Eesti trendid on nendega üsna sarnased, et need samad suundumused, digitaliseerimine, selline strateegiline annetamine, mõju hindamine, et need on need, mis tulevad ka rahvusvahelistes raportites välja. Et ühelt poolt kui lühidalt need ülekäijad, siis digilahendused ühelt poolt need muudavad nagu annetuste kogumise lihtsamaks, aga teiselt poolt meil on võimalik jõuda nagu suuremate arvu võimalike toetajateni, aga teiselt poolt ka see muudab konkurentsi tihedamaks, ehk siis on vaja konkureerida rohkemate teiste ühingutega, kes kõik tahavad samamoodi toetust saada. Et see muudab nagu konkurentsi tihedamaks. Kasvab annetajate kaasamine organisatsiooni tegevusse, ehk siis selline isiklikum side toetava organisatsiooniga, et see tuleb ka kindlasti ühe trendina välja. Ja sellega koos käib ka tegelikult ootus suurema läbipaistvuse järele, ehk siis tahetakse näha, oleks rohkem seotud, tahetakse näha, et kuhu see toetus siis läheb, mis sellest juhtub. Kindlasti koguvad tähtsust ka erinevad sotsiaalsed eesmärgid, ehk siis selline strateegiline annetamine. Et meil näiteks siin on lausa ekstreemseid näiteid, kuidas Indias on suurettevõtetel kohustus 2% 3 viimase aasta keskmisest kasumist annetada sellise positiivse sotsiaalse mõjuga tegevustele. Ehk siis päris selline seadusesse pandud nõue, et mis on küllaltki nagu võib-olla äärmuslik. Ja ühe trendina veel, et kasvab annetustele kehtivate maksuerisuste mitmekülgsus. Et maksusoodustused, mis on tegelikult suuremas osas riikides, et lisaks sellele on tekkimas ka tegelikult teisi viise. Näiteks annetuste võimendamine, kus siis kas riik paneb juurde mingi osa või siis maksude suunamise skeemid. Et kas või siin lähiriikidest Leedu kasutab niisugust võimalust, et on võimalik eraisikutel teatud protsent oma tulumaksust, mitte tulumaksu tagastusest, aga tulumaksust suunata siis annetusteks. Et küsimus, et kas see on nagu annetuskultuuri mõttes hea või halb, et see on nagu omaette küsimus. Aga kõik need trendid tegelikult ka viitavad sellele, et sihtasutustele ja MTÜ-del on vaja teatud uusi oskusi, et nendele trendidele nagu vastata. Et ühelt poolt kogu see digimaailmas tegutsemine ja teiselt poolt ka näiteks see mõju mõõtmine, et see juba eeldab seda, et kui me mingit projekti teeme, et me alguses mõtleme läbi, et kuidas me saame, mis andmeid me kogume selleks, mismoodi saame seda mõju hinnata. Et on vajalik uusi oskusi. Kuidas me siis jõuaksime suurema erarahastamiseni Eestis? Et siin on mitmed välisuuringud viidanud, et oluline on annetuskultuuri kasvatamine, et sellele võiks kaasa aidata toetajate järjepidev tunnustamine, meelespidamine, aga mul tundub, et ka sellise nagu teadlikkuse kasvu osas on meil päris suur varu. Et me viisime läbi küsitluse, kus uurisime ettevõtetelt, kas nad on kursis, et meil on maksusoodustused annetustele. Ja tuleb välja, et 60% neist, kes täna toetavad, teavad, aga on ka oluline osa, kes ei tea. Ja nendest, kes täna ei toeta,
nendest 54% üksnes teab, et on olemas Eestis maksusoodustus, seesama 10%, mis ma ennem nagu selgitasin. Ehk siis tõenäoliselt on siin varu päris suur ka selle teadlikkuse osas. Tundub, et Eesti ettevõtete jaoks toimib ka avaliku sektori selline toetus omamoodi kvaliteedimärgina, mis julgustab ka rohkem annetama. Et me küsisime ettevõtete käest, kes täna toetavad ja tuleb välja, et umbes 37% neist suurendaksid annetamist, kui kas siis nagu oluliselt või mõningal määral, kui riik lisaks igale annetatud eurole pool eurot juurde. Ja neist ettevõtetest, kes täna veel ei toeta, umbes 39% kaaluks riigipoolse sellise võimendusskeemi korral annetama asumist ja 1% asuks kindlasti annetama. Ehk siis tundub, et selline riigipoolne annetuste võimendamine mõjutaks umbes 40% ettevõtteid rohkem annetama, mis on päris nagu oluline sõnum. Ja kui me mõtleme nii, et see 1%, et tegelikult see on ju väike protsent, mis siis asuksid nagu tuleksid juurde kindlasti annetama. Aga kui see korrutada läbi meie Eesti ettevõtete arvuga ja kui igaüks neist kas või annetaks 1000 eurot, et siis oleks see kokku päris märkimisväärne summa. Ja mis on ka kindlasti oluline välja tuua, et kas see selline annetuste võimendamine, et kes sa vähendaks teist tüüpi annetus- või toetustegevusi, aga siis pigem vastus on ei, et vastupidi, et umbes 25% ettevõtetest leidis, et sellise võimendamise meetme rakendamine paneks neid suurendama ka teisi toetamise viise, näiteks sponsorlust või siis pakkuma rohkem soodustooteid, teenuseid, ehk siis see nagu ei sööks välja teisi toetamise viise. Kuidas see võimendamise meede nagu praktikas välja võiks näha, et siin on üks selline võimalik rakendusviis, et kui ettevõtte soovib kultuuri- ja spordivaldkonda toetada, ta valib välja ühe MTÜ või siis sihtasutuse, mis kuulub siis sinna mittetulundus või ütleme nii-öelda selle tulumaksusoodustusega MTÜ-de ja SA-de nimekirja. See on siis üks nimekiri, millele kehtivad karmimad nõuded aruandluse mõttes ja teeb selle annetuse, deklareerib tehtud annetuse igakuises maksudeklaratsioonis ja kui kõik klapib, siis tegelikult tekib talle ettemaks Maksu- ja Tolliameti arvestussüsteemis, ehk siis kantakse see kolmandik tagasi. Omaette küsimus on, kus see kolmandik tuleb, et sellest pärast ka natuke arutame, et mis oleks üks võimalik viis, et kas see tuleb kuskilt riigieelarvest või siis mõnel teisel moel. Küsimus, et kas selline skeem oleks unikaalne, no pigem ta on küllaltki nagu haruldane, aga näiteks lähiriikides on ka rakendatud, leidsime näite Norrast, kus on nagu mõnes mõttes samalaadne skeem, et seal on niimoodi, et kui ühingud kaasavad eraraha, siis on neil võimalik kohalikust kultuuriministeeriumist kuni 25% taotleda nii-öelda täiendavat boonust, ehk siis nagu kaas- või lisarahastust, ehk siis sisuliselt sama skeem, aga et siis kultuuriministeeriumi kaudu. Ja ka näiteks Kanadas on üks selline Cultural Investment Fund, mille eesmärk on samamoodi nagu kultuurivaldkonna ja kunstivaldkonna algatusi toetada ja seal on samamoodi riigi poolt selline kaasrahastus, mis on isegi natuke veel suurem, et kuskil 60% on erasektor ja 40% riik. Ja selle Kanada fondi kaudu on tegelikult on ligi $1 miljard Kanada dollarit siin juba raha välja jagatud, ehk siis huvi on päris suur selle vastu. Nii, aga me panime kokku ka 3 stsenaariumit, et kuidas eraraha tulevik võiks Eestis välja näha. Stsenaariumid on valitud selliselt, et esimene, see baasstsenaarium peegeldab seniste trendide jätkumist, eeldame, et olulisi muutusi ei juhtu. Teine, see ettevõtted pluss, siis kannaks seda mõtet, et meie annetuskultuur muutub sarnasemaks Põhjamaadega. Meie ettevõtete osakaal, kes annetavad, kasvab ja siin jõuab 3%-ni, praegu ta on umbes 0,5% ja jõuab 3-ni. Ja siis see viimane on riigi võimendus, kus siis tegelikult võimendatakse ettevõtete annetusi riigi lisapanusega. Et siin oleme teinud ka erinevaid eeldusi selle kohta, et kui palju ettevõtted siis hakkaks selle skeemi järgi sporti ja kultuuri toetama ja mis oleks see maksimaalne lävend. Ja kui vaadata siis annetuste mahu mõttes on nendel seatud eeldustel kõige tulusam riigi võimendusega stsenaarium, mis tooks siis tegelikult esimesel aastal juba ligikaudu 14 miljonit eurot. Ehk siis kui me võrdleme selle baasstsenaariumiga, siis juurdekasv oleks seal ligi 9 miljonit eurot, mis on nagu päris märkimisväärne.
ja mida aasta edasi, siis seda suuremaks tegelikult see riigi võimenduse stsenaariumiga kaasatav raha hulk kasvaks, et 2028 oleks juba üle 30 miljoni euro. Aga selge, et sellega kaasneb ka riigi jaoks siis kulu, ehk siis kui me räägime, et 1/3 tuleb nagu nii-öelda riigi poolt, ehk siis selle täiendava 9 miljoni annetusmahu lisandumine nõuaks siis kuskil 4,6 miljonit eurot riigipoolset kaasfinantseeringut. Lisan veel siinkohal, et tegelikult meil on Arenguseire Keskuses töötatud välja üks andmerakendus, mis on kõigile veebis vabalt kättesaadav. Kui minna arenguseire.ee, siis seal on üks rubriik andmerakendused ja seal saab tegelikult neid erinevaid eeldusid läbi mängida ja vaadata, et mis siis juhtuks. Et kui me paneme näiteks, muudame seda toetavate ettevõtete osakaalu või keskmist annetussummat, et mis siis tegelikult tulemuste mõttes juhtuks. Et keda huvitab, saab sealt oma stsenaariumid kokku panna. Need seotud tulusid, mis siis selle kultuuri- ja spordivaldkonda eraraha kaasamisega tekivad, et neid tulusid saab hinnata mitmel tasandil. Et võib-olla kõige otsesem mõõdik on maksutulu, ehk siis kohe, mis me saame maksudena tagasi, aga on ka võimalik hinnata näiteks lisandväärtuse kasvu või siis kogutoodangu kasvu. Ehk siis tegelikult, kui me toetame kultuuri- ja spordivaldkonda, siis nende valdkondade asutused kasutavad oma tegevuses ka ju teiste valdkondade nii-öelda tooteid-teenuseid. Ehk siis see raha hakkab majanduses nagu ringlema ja toob rohkem tagasi. Et on hinnatud, et näiteks 1 euro, mis on investeeritud kultuuri- ja spordivaldkonda, kasvatab SKP umbes 1,4 euro võrra. Ja siis loom- ja meelelahutusvaldkonnas umbes 1,2 eurot on see koefitsient. Aga saab hinnata ka nii-öelda laiemat sotsiaalset tulu, mis siis võtab arvesse ka sporditegevuse ja kultuuri laiemat mõju ühiskonnale. Näiteks ka võttes arvesse tervise paranemist, sotsiaalset kaasatust, kogukonna sidusust ja muid selliseid positiivseid muutusi. Ja lihtsalt ka ühe näitena, et kui me ennem seadsime teatud eeldused stsenaariumitele, siis nagu neil eeldustel saaks aastal 2035, kui riik investeeriks 15 miljonit spordi- ja kultuurivaldkonda, siis saaks tagasi 10 miljonit eurot maksutulu ja see on siis 63,5 miljonit eurot sisemajanduse kogutoodangut, ehk siis võrdlemisi nagu mõistlik investeering. Aga mis on veel oluline, et tegelikult liikumis- ja spordiharjumis ja ka kultuuritegevuses osalemine võib hoida inimesi kauem aktiivsena, tööhõives, mis on ka kokkuvõttes väga oluline majandusküsimus. Et näiteks praegu on nii, et 65-aastastest ja vanematest teenib tulu ainult umbes 13%, aga kui me suudaksime seda 1% võrra tõsta 14,1 peale, siis see tooks meile umbes 7 miljonit eurot tulumaksutulu juurde aastas, mis on nagu päris oluline, aga mis on tegelikult veel olulisem on see, et see võimaldaks meil vähendada tööjõupuuduse probleemi ja tegelikult vähendaks ka vajadust välistööjõu järele, kui me suudame oma inimesi rohkem hõivesse tuua. Meil on raportis palju näiteid ka kultuuri- ja spordisündmuste ja nendega seotud taristu ja nende mõjude kohta. Ma ei hakka neid pikalt ette lugema, aga tegelikult need mõjud on päris märkimisväärsed. Meil on seal erinevate kategooriate kaupa, näiteks kultuuri suursündmused, et mis on nende oluline mõju. Ja näiteks Eesti puhul on väga põhjalikult hinnatud Pimedate ööde filmifestivaliga seotud majandusmõjusid, mis oli seal üle 11 miljoni euro. Aga näiteks Viljandi Folgi kohta on päris hea analüüs tehtud. Aga on ka näiteks väiksemaid kultuurifestivale, millel on omalaadsed mõjud, et just selline kogukonnatunde kasvatamine ja toovad tulu kohalikele ettevõtetele. Aga on ka teatud negatiivseid aspekte, et näiteks võivad põhjustada seal liiklusummikuid ja parkimisprobleeme ja müra, et seda laadi asju on ka välja toodud. Siis on veel erinevad spordikeskused ja nende mõju, et kahtlemata on väga positiivne mõju tervisele ja samamoodi selline kogukonna sidususe kasvatamine. Aga seal on ka omad finantsriskid, et võib-olla spordihallidest üks põnevam näide seal raportis on Kaunase Salgrise koduhalli kohta, mis tegelikult leiab kasutust ka erinevate kultuurisündmuste hallina. Ja näiteks seal tuuakse välja, et umbes 97% mitte Kaunase inimestest tulevad sinna linna just selle Salgrise halli tõttu, ehk siis tegelikult väga oluline selline maamärk.
Ja suurvõistlused kahtlemata on samamoodi väga tähtsad, et turgutavad meie turismimajandust ja siin on üks huvitav näide Eesti kohta, mida on ka hästi hinnatud, on Rally Estonia, mille eelarve on umbes 2 miljonit, aga külastajad tegid kulutusi umbes 9 miljoni eest ja tegelikult see otseülekanne jõudis umbes, 200 miljoni inimeseni, et selle mõju oli päris suur. Viimase punktina, kust siis võiks tulla selle eraannetuste võimendamiseks vajalik riigi panus? Ja üks võimalik lisarahaallikas võiks olla hasartmängumaks, täpsemalt kaughasartmängumaks. Et tegelikult hasartmängumaksuga toetatakse ka praegu sportikultuuri ja muid valdkondi. Et ligikaudu pool kogutud hasartmängumaksust suunatakse Eesti Kultuurkapitalile, kes siis kasutab seda kultuuriehitiste, loometöö erinevate projektide rahastamiseks. Aga mis on huvitav, et on kasvanud väga kiiresti internetipõhistelt hasartmängudelt aekuv maksutulu, et kui see veel mõni aasta tagasi oli 1/10 kogu hasartmängumaksust, siis praegu see on enam kui 1/3. Ja selle taga on tegelikult need operaatorid, kes mitte ei sihi Eesti turgu, vaid pakuvad oma teenuseid välisturgudel, ehk siis tegelikult Eesti hasartmängu litsents võimaldab pakkuda teenuseid ka teiste riikide kodanikele, et see on see eelis. Ja tegelikult Eestil on ka teisi eelised, et miks meie tegevuskeskkond on selles valdkonnas atraktiivne, et meil on väga läbipaistev ja lihtne regulatiivne keskkond, meie hasartmängumaksu seadus on väga lühike, hästi mõistetav. Meil on olnud atraktiivne maksusüsteem, et pikka aega püsis meie maksumäär üsna madal võrreldes teiste riikidega ja see on ka siis üks oluline tegur, mis on ettevõtteid motiveerinud siia tulema. Ja samamoodi kogu e-teenuste keskkond ja võimalus asju ajada hästi online kanalite kaudu. Aga kui vaadata tulevikku, siis tegelikult turuosalised näevad võimalust, et see valdkonna tegevusmaht ja sellega seoses maksutulu võiks ka mitmekordistuda ja oluliselt rohkem kasvada. Et kui Rahandusministeerium prognoosib, et aastaks 2029 võiks kaughasartmängumaksu laekuda umbes 29 miljonit, siis tegelikult turuosaliste hinnangute alusel tehtud prognoos näeb ette, et see võib ka olla mitu korda kõrgem. Aga siin on loomulikult omad eeldused, et näiteks meil on vaja meie Maksu- ja Tolliameti võimekust tõsta erinevate menetlustoimingute tegemisel ja säilitada ka võrdlemisi atraktiivne maksumäär, et see on ka väga tähtis. Kui meil see õnnestuks, siis tegelikult see kaasnev lisaraha võimaldaks võimendada need ettevõtete annetusi ja tegelikult viia ka ellu spordi- ja kultuuriobjektide arendamise plaanid. Loomulikult selle plaaniga on seotud ka riske, et eelkõige näiteks riigi maine ja rahapesuga seotud riskid, aga see on siis küsimus, et kuidas on võimalik neid riske mõistlikul kujul maandada. Ja kui lühidalt nüüd kokku võtta, siis sport ja kultuur tegelikult loovad majanduslikku ja laiemat väärtust mitmel tasandil. Töökohad, turism, eksport toetavad sotsiaalset sidusust ja ka isiklikku heaolu. Ehk siis neid mõjusid on meil selle aruandes ka päris pikalt selgitatud. Meil on ettevõtetel võimalik tulumaksuvabalt annetada ligikaudu 1 miljard, hetkel tehakse seda oluliselt väiksemas mahus. Võib arvata, et kui meie annetuskultuur muutuks sarnasemaks Põhjamaadega, siis see tegelikult mitmekordistaks meie kultuuri ja spordivaldkonna annetuste mahu. Aga küsimus, et kas see juhtub iseenesest või on selleks vaja ka teatud riigi poolt stimuleerivaid meetmeid. Et see on siis valiku koht. Ja siis veel on, võtaksin kokku, et kogu see liikumisharjumus ja kultuuritegevuses osalemine, et see oluline mõju on ka läbi selle, et see aitab inimesi hoida aktiivsemana, kauem hõives ja tervemana. Ja see võimaldaks siis vähendada ja leevendada tööjõupuudust ja tooks maksutulu. Ja üks võimalik allikas, kuidas kogu seda võimenduse skeemi finantseerida, võiks olla läbi kaughasartmängumaksu. Aitäh! Suur tänu ja Slidos küsimusi ei ole, ma vaatan korra saalis ringi, aga mulle tundub, et saame sind vabaks lasta praegu ja asuda vestlusringi juurde, kus me saame kõiki neid sinu õhku tõstetud küsimusi ju kohe põhjalikult vaagida ja kommenteerida. Ma kutsun siia Kristo Tohveri, Martti Hääle, Tanel Teini, olge head.
Nii, Martti, kui võib, ma alustaksin teist vestlusringi ainsa ettevõtjana ja ma just eile vaatasin Alexela veebis, oli väga põhjalik 18 erineva ühikuni ulatuv nimekiri projektidest ja organisatsioonidest, keda Alexela toetab ja sponsorluse põhimõtted väga selgelt välja toodud, sport, teadus, haridus, noored, piirkondlikud algatused ja iga aasta siis kusagil kuu-pooleteise jooksul võtate vastu taotlusi, et väga süsteemne lähenemine. Ja arvestades seda, et see lähenemine on süsteemne, see tähendab, et te olete selle asja peale oma ettevõttes väga tõsiselt mõelnud. Et kas oskate öelda, et millisena te näete kultuuri- spordivaldkonna toetamise tulevikku just ettevõtja vaatenurgast, püüdes üldistada ka võib-olla teiste ettevõtjate tunnetust selles teemas? Ja, aitäh ja tere kõigile ka minu poolt. Ma alustan sellest, et ma ütlen, et ma räägin kindlasti meie 30+ aastasest kogemusest, et ma ei võta endale kindlalt vastutust kõigi ettevõtjate eest rääkida, aga tõsi see on, et ma arvan, et selle 30+ aasta jooksul on tekkinud väga palju õppetunde ja väga palju praktikat ja eks me oleme proovinud seda süstematiseerida, sest väga õieti Uku tõi siin välja, et ainuüksi sisse tulevate taotluste korrektne menetlemine ja vastamine on meie ettevõttes ühe täistöökoha siis aastane maht, et selles mõttes selle kõige menetlemine on oluline osa ettevõtte tegevusest. Ma võib-olla reflekteeriks selle tuleviku peale vaadates selle uuringu mõningatele leidudele, mis võib-olla vajavad ka sellist jätkudiskussiooni ja ütleme siis nii, kokkulepet mõistetes või defineerimises, et me saame ühtemoodi aru, mis asjadest me räägime. Nende numbrite peale vaadates on kaks võimalust, kas Alexela iga-aastaseid toetusi seal ei olnud või ei paistnud need välja, nii nagu Uku täpselt ütles selles mõttes, et ma arvan, et mis puudutab nii kultuuri, spordi valdkonnas selliseid suuremahulisemaid projekte rahalises mõttes. Nende kulust see osa, mis ütleme nii, toetajalt kantakse üle toetuse saajale on ütleme 1/3 kuni 2/3 kogu selle projekti maksumusest ehk selle projekti tegelik rakendamine ja ettevalmistamine ja elluviimine on väga suur osa sellest kulust ja seda ei paista ka kuskilt nii-öelda välja. See ei tule statistikast. Eks ole ju ja ma arvan, et see selliste suuremate toetuste puhul vaieldamatult nii ka jääb. Teine kiht on siis see, mida võiks selle raporti valguses nimetada, ütleme siis kas annetuseks või sponsorluseks, mis lähevadki selle nime all. Ja kui ma tohin, siis ma oma peas ütleks, et see on siis seda tüüpi toetus, millele nagu vastu sooritust, nihukest nagu väga selget ja arusaadavat justkui ei toimu, et see ongi nagu nihuke veidi altruistlikum koostöövorm. Number 1 ettevõtja vaatest, ma saan küll suurepäraselt aru, miks Uku nimetas seda tulumaksusoodustuseks ettevõtja vaatest täna ja senise 30 aasta jooksul ühtegi soodustust ei ole olnud, eks ole ju. Et küsimus on selles, kas karistatakse või ei karistata ettevõtja vaates. Soodustustest tasuks kindlasti rääkides, ma usun, et need nüüd selles annetuste ja sponsorluse osas kindlasti avaldaks nihukest käivitavat ja toetajaid juurde toovat mõju. Ja kas Alexela siis investeeriks veel rohkem? Ma ei julge seda öelda selles mõttes, et meil ei ole jäänud ükski toetus nagu selle taha. Aga sellepärast ma nimetangi, et hästi oluline oleks need definitsioonid nagu läbi rääkida ja paika panna, sest tõenäoliselt mis tahes sellised meetmed aitaks just käivitada seda segmenti ettevõtjatest, kes praegu ei toeta. Mitte neid, kes praegu toetavad selles mõttes. Aga ma arvan, et see on väga oluline, ma toon siia kas või ühe näite, et
tööstur Andrew Carnegie'st ei tea ilmselt siin saalis viibijad liiga palju, aga Carnegie kontserdimaja New Yorgis on paljud kuulnud, eks ole ju. Noh, seesama ehk tegelikkuses oleks minu arvates hästi oluline just nimelt mõelda nende soodustuste peale või selle võimenduse peale, nagu väga õieti Uku ütles, mis tooks toetama neid, kes teevadki seda nagu mitte sellises klassikalises pikaajalises lepingulises koostöösuhtes, vaid teeksid seda lihtsalt sellisest soovist mingisugusesse valdkonda panustada, on see siis kultuur või sport või haridus või midagi muud. Seal, ma arvan, on väga suur potentsiaal peidus ja seda käivitada ilma nagu päriselt mingisuguse võimenduse tekitamata, ma arvan, on väga keeruline. Aitäh, väga hea, et siis kui soodustust rääkida, siis olgu soodustus mitte lihtsalt ära võtmata jätmine, jah? Okei, hästi. Kristo, pöördun teie poole, et millised on rahastustrendid spordis, aga just erarahastuse trendid EOK poolt vaadatuna, et milline kui kaugel me oleme mingist sellisest ideaalpildist, mis teie peas kindlasti olemas on, et kuidas see tänane olukord on ja milline see võiks olla? See on nüüd küll väga keeruline küsimus, et milline on see ideaalpool. Me oleme täna seesama, mis ka uuringust väga selgelt välja tuleb, et olukorras, kus riigi rahastus spordi- ja kultuurimaastikule on tegelikult juba reaalselt vähenemas. Ehk siis selles mõttes, et me ei oota täna mingit lisa äravõtmist, vaid et tegelikult kui vaadata seda raha hulka, mis täna riigi poolt investeeritakse spordi tegemisse, ma räägin siis nüüd spordivaates, siis see tegelikult summa summarum viimase 5 aastaga on oluliselt langenud. Ehk siis, et seda sama laadset tulemust täna teha, mis suudeti teha 5 aastat tagasi, selleks on vaja seda raha kuskilt asendada, raha juurde tuua, sest asjad on läinud kallimaks, treeninglaagrid on läinud kallimaks, võistlustel osalemine on läinud kallimaks, ehk siis juba täna meil on tegelikult vaja asendusi sellele, mis riigi poolt on siis nagu saamata jäänud, mitte saamata jäänud ei ole õige sõna, lihtsalt kuna elu on kõik läinud kallimaks. Sama raha eest saab vähem. Sama raha eest saab oluliselt vähem ja väga palju sellest rahast, täpselt nagu oli ka kirjas, on tegelikult kinni infrastruktuuris. Ehk siis, et selle tõttu me peame täna leidma mudeleid ja me peame täna vaatama muu maailma näitel just seda, et kuidas neid mudeleid on leitud. Ja väga selgelt on maailm, kui me vaatame nii Põhjamaad kui Anglo-Ameerika maailm, kui siin Austraalia, Uus-Meremaa on näinud seda teed, et on eraraha ja eraraha siis kahes mõttes, nii eraettevõtluse raha kui siis tegelikult eraisikute raha, selle osakaalu suurem tõstmine. Ja nüüd, kuidas seda teha, on see $1 miljoni küsimus. Meie uskumus siin on väga selgelt läbi kogukondade ja kogukondade tekke, mis on samamoodi tegelikult ka selles uuringus välja toodud. Ehk see kogukonna põhisus ja see toimib väga mitmel tasandil. See toimib nii nagu kohaliku kogukonna tasandil, ehk siis väikestes on see siis kohalikes omavalitsustes või ka maakondade tasandil ja me näeme seda tegelikult täna juba just välja antud spordisõbra tiitleid jagades, et ka seal on väga selgelt maakondlikud ettevõtted, kes nad toetavad seda kogukonda sellepärast, et seal on nende oma töötajad on tervemad, nad on motiveeritumad selle kogukonna eest nagu asju tegema, nende lapsed võib-olla jäävad sinna alles, neil on tuleviku töötajad olemas, et selles mõttes see on üks väga selge mudel ja teine mudel on see, et selleks, et nendel suurettevõtetel või need, kes siis panustavad ka mingisuguse turundusliku eesmärgiga seda raha saada, et nendel oleks suurem väärtus sellest rahast, mis nad investeerivad sporti või kultuuri, siis peavad siis spordiorganisatsioonid ja kultuuriorganisatsioonid võimaldama neile olla mõjusam või olulisem oma kogukonnas ja kogukonna toob kokku see sama kultuuriorganisatsioon või spordiorganisatsioon, kas siis läbi võistluse, läbi mõne festivali, läbi mõne kontserdi ja kui seal tekib hea sümbioos just siis nii eraisikute kaudu, kes siis ka potentsiaalselt osalevad selles rahastusskeemis või kes eraettevõtete kaudu, siis tekib ka sinna selline lisandväärtus. Nii et keeruline jutt, aga mõte on selles, et meie näeme, et me peame asendama täna
seda raha, mis on ära kadunud sellega, et võimaldama eraisikutel ja eraettevõtetel paremini panustada. Ja see kogu soov aidata kogukondlikku elu võiks olla üks neid trende, millele mängida antud juhul. Ja just see, et tegelikult nii kultuur kui sport on väga tugevad emotsiooni tekitajad. Ehk siis anda võimalus nii sellel erarahastajal, nii eraisikuna, kui siis sellel eraettevõttel sellest emotsioonist nagu väärindust saada. Tanel, tuleme teie juurde, et miks arvestades keerulisi aegu, et miks peaks riik oma rahaga ehk täiendava eelarvelise kuluna soodustama eraraha kaasamist kultuurispordi valdkonda siis soodustuse mõttes, mitte siis raha ära võtmata jätmise mõttes? Tervist! Ma kasutaks kõigepealt võimalust läbi Alexela ja Martti Hääle kõiki Eesti ettevõtjaid, kes toetavad kultuuri ja sporti, on toetanud varem tänada. Et esindajana saan nad kõigil edasi üksikult selle, et ilma teeta suured asjad ei juhtuks. Aga riigi vaatest, miks see uuring võib-olla ka alguse sai, ju tulebki mõelda, et mis on alguspunkt, kus me oleme ja kuhu me jõuda tahame. Et Uku tõi ilusti sinne selles raportis ju välja ka sellise 65+ näite. Ehk siis riigi vaates on meil vaja tervemat ühiskonda, kes suudaks riiki kauem teenida, nii-öelda maksutulu toota. Ja ka see 1% näide, et kui me suudame 65-aastastes tööhõives olevaid inimesi nagu 1% võrra tõsta, et see on 7 miljonit eurot maksutulu aastas, on ju kõige lihtsam aru saama, miks riik peaks seda tegema. Et need meetodeid, kuidas inimest tervena hoida on ju erinevad ja kultuur ja sport siin kindlasti ongi ühed fundamentaalsed valdkonnad. Mis riigi poolt nagu ei toimi minu meelest on täna see, et kui me mõtleme see sama seadus, mis lubab ettevõtetel 10% oma kasumist või 3% palgafondist annetada ja me vaatame seda ettevõtete hulka, kes annetab, kes ei kasuta nagu siis reklaamlepingut või sponsorlust, siis see protsent on äärmiselt madal. Aga see seadus on loodud juba aastal 2004. Ehk siis 21 aastaga või ütleme 20 aastaga tegelikult see süsteem ei, seadus ise, mõte on hea, aga ta ei tööta. Ja nüüd on see riigi osa, et kuidas me saaksime selle nagu tööle panna. Ja minu meelest täna siin esitletud see 1/3 riigipoolse panuse võimendus just käivitab selle või avab selle võimaliku potentsiaali seda raha kaasama minna. Ja Martti mainis siin, et nende numbrid võib-olla siin sees ei ole, et ma täpselt ei tea, kas neil on annetused või sponsorlepingud, ju on mõlemat. Aga võib-olla see riigipoolne mehhanism just üle riigi vaadates käivitab minu väga kindlal meendumusel just ka sellise väike ettevõtjate nagu toomise siia annetuskultuuri juurde, kes ei saa võib-olla siin 10 000 annetada, aga võib-olla saab annetada 1000 eurot oma kodukohas just, mis on ju äärmiselt oluline, et meil üle Eesti see annetuskultuur kasvaks. Ma pean siinkohal korra segama ja ütlema, et meil on tegelikult ka publikust tulnud nüüd küsimusi, mis on väga heaks teretulnud vahelduseks minu enda omadele ja Tanel, saate kohe jätkata teemal koalitsioonilepingu läbirääkimised. Kas on teada ja oodata sellel teemal ehk siis kultuurispordi annetuste võimendamise teemal seadusandlikke algatusi lähiajal? Ei ole saladus et ju praegu Eesti 200 võib-olla initsiatiivil, ma julgeks öelda heas mõttes, me olemegi võtnud sellise pikema aja koalitsiooni läbirääkimistel, et me saaksime kirja panna võimalikult punktuaalselt, täpselt ajaraamis need tegevused, mida ka päriselt saaks ära teha ja just ajaraami selles mõttes, et ajakirjanikud, kes on saalis, saavad ka koalitsioonilepingust lugeda, et mis kuupäev mingil tegevusel taga on ja hoida seda survet peal, sest paraku... See tegevus siis tekib sinna? Ja tegevused, selles mõttes mul on ju raske me ise teame, mida me tahame teha, et tegelikult siin ka läbi käinud eraraha kaasamiseks tuli ju välja, et on vaja riigipoolset võimendust. Tänases eelarves riigil seda raha nagu nii-öelda ei ole, uutele tegevustele raha ei leita. Selleks oleme juurde pakkunud selle kaugasartmängu võimaliku disaini osa, kus tuleks selline riigipoolne finantseering, mis kataks siis eraraha kaasamise fondi ära, samas väga oluline spordi- ja kultuuriobjektide nimekirja rahastus. Et tegelikult see mudel on seal olemas ja täna on see puhtalt poliitilise leppe allkirja taga, kas see ka sünnib, näitab järgnevad nädalad. Ma väga loodan, et see sünnib ja me olemegi ajalugu teinud.
Martti ja võib-olla ka Kristo, et siin on ka üks küsimus publikust, mille kindlasti oskaks Tanel päris palju öelda sel teemal, aga huvitav oleks just kuulda, et mida teie arvate, et miks just seda kultuuri- ja spordivaldkonda peaks kuidagi eraldi võimendama, sinna mingi riikliku lisaskeemi juurde tooma võrreldes paljude teiste valdkondadega, mis ju ka annetusi ja toetajaid vajavad ja ootavad, ma ei tea, teadus, noored, kõik võimalikud, et keskkond, tervis, haridus. Et miks seda kultuuri ja sporti sellise eraldi tähelepanu alla peaks võtma, ma mõtlen just eraldi toetusega adresseerima või peaks see toetus pigem kohalduma kõigile annetustele? Ma alustan võib-olla. Ilma igasuguse teadusliku uuringuta on minul küll suhteliselt kindel veendumus, et meie väikese rahvuse ja rahvusriigi identiteet väga suures osas püsib. Ütleme siis sellel kultuuril ja sellel spordil, mis meid on kandnud nii nõukogude ajal laulvast revolutsioonist siiani, kui minu arust kõige lihtsam näide, võtan hetkel spordist, aga kultuurist saab täpselt sama palju neid näiteid tuua, et kui mõni eestlane kuskil rahvusvahelisel areenil spordis või kultuuris ütleme niimoodi, jõuab kaugele, eks ole ju, siis mulle tundub, et enamus eestlastele tundub, et see on tema lähikondne või tuttav või pereliige, et me suudame nagu samastuda ja leida motivatsiooni ja positiivset energiat nagu igast sellisest nii-öelda näitest ja arvestades seda, millises muutuvas maailmas me elame, siis ma arvan, et iga see kilovatt-tund head energiat kulub meile kõigile ära, et see on nüüd nagu see emotsionaalne pool. Materiaalne pool nagu ettevõtjale minu arust oli Uku raporti eelviimases või üle eelviimases slaidis mustvalgelt kirjas, eks ole ju, et erasektoris harva tänapäeval saad nii hea tootlusega investeeringut teha, kui siin... No võib-olla me lihtsalt seda teaduse, hariduse tootlust ei ole siin arvutanud. Aga ega üks ju ei välista nagu selles mõttes teist, eks ole ju, et ma arvan, et kui ma võingi siia selle paralleeli tuua, et kui me mõtleme jälle nii-öelda demokraatliku maailma teaduse ja arenduse võib-olla nii-öelda hästi suurtele nii-öelda toetustele, siis me tihti ei mõtle selle peale, eks ole, et need kõik baseeruvad eriti Anglo-Ameerika maas sellest, et korra aastas on võimalik toetada suurelt haridust ja kirjutada see oma isiklikust tuludeklaratsioonist siis maksukohustusest maha, eks ole ju, ja siis me imestame, kuidas need stipendiumifondid ja research and development'i grandid tekivad. Niimoodi nad tekivadki. Et selles mõttes see ei erine ja oma iseloomult loomulikult ka hariduse ja teaduse valdkonnaga, ma saan aru, et lihtsalt tänane teema on kultuuri ja spordi keskne. Aga see on väga õige tähelepanu juhtimine. Tegelikult meil on juba igasugused erinevad meetmed erinevates valdkondades on ju. Just, et meil ei ole seda ühe lauaga löömist ju ka seni toimunud. Kristo, soovid? Ma ütlen ühe mõtte siia veel, vabandust, Kristo saab jätkata. Ma arvan, et see, mis on nagu äärmiselt oluline, on see, et lisaks sellele võimendusele on see, et suuremad garantiid, ma üldistan praegu, eks ole, aga suuremad garantiid, et avalik raha läheb õigesse kohta, ehk sellesse kohta spordis ja kultuuris, kus on olemas tulemuseks hädavajalik annus kirge ja professionaalsust või pürgi professionaalsuse suunas, suuremad garantiid kui see, et keegi paneb oma eraraha sinna ja siis võiks sinna panna ka avaliku raha selle võimendamiseks. Suuremad garantiid ei ole võimalik saada. Riik võib ükskõik millise järelevalve või kvaliteediorgani püsti panna, aga ta ei suuda kunagi teha sama head tööd kui erasektor enne, kui ta otsustab, kas ta sinna raha paneb või mitte. Ja ma arvan, et see on võib-olla selle kõige suurem väärtus.
Jah, ma võib-olla lisan siia juurde, et need teised valdkonnad on ju ka vaieldamatult annetustele avatud tänagi. Et kui me vaatame kas või väga lihtsalt näidet Ukraina sõja kontekstis, kui palju tegelikult Eesti inimesed on panustanud ja panustavad sinna edasi, on see nagu märkimisväärne, et selles mõttes ma kuidagi ei näe siin probleemi, et kuskile mujale ei saaks panna. Teine pool on see, et kui me vaatame riiklikku rahastus, kuidas riik rahastab näiteks sotsiaalvaldkonda või haridusvaldkonda versus kultuurivaldkonda, siis me räägime mitmekordselt erinevatest summadest. Ehk siis kultuur ja sport on rohkem ja ka muu maailma näitel, ütleme siis eraisikute peale üles ehitatud, kui seda näiteks on haridus või teadus või sotsiaalhoolekanne, kuigi ka seal ju tegelikult neid annetusi teha saab. Ja teine pool on seesama, võib-olla see, ütleme, üks pool annetusest on alati see hea tegemise emotsioon või hea tegemise soov, aga teiselt poolt just see tagasisaamise emotsioon. Ehk siis see emotsioon, mis sa läbi spordi või kultuuri võid saada selles osalisena olla, võib olla lihtsalt väga kiire ja võimas. Et selles mõttes need kaks aspekti ma tooksin siia juurde, aga muidu Martiga väga nõus, mis ta juba ütles. Ma jätkan kohe siit samast, et kui nüüd seda eraraha õnnestuks sporti veel rohkem tuua ja nii asendada seda kaduvat või tagasi tõmbuvat avalikku raha, kui ka võib-olla väike kuhi sinna peale teha, oleks ju eriti tore. Et siis milliseid nagu sisulisi mõjusid võib see spordirahastuses kaasa tuua, et kas millised valdkonnad või tegevused võidaksid enim, kui me näiteks mõtleme järelkasvust või tippspordist või piirkondlikust arengust, et kas see, kui me toome spordivaldkonda rohkem eraraha, kas see tingib mingeid sisulisi muutusi näiteks sporditegevuse kättesaadavuses või sihtgruppide vahelistes proportsioonides? Mina arvan, et seda tuleb vaadata tervikut, sellise spordi ökosüsteemi tervikuna, ehk siis kui me, väga selge on see, et eraraha kaasata on oluliselt lihtsam tippsporti, kui seda on näiteks liikumisharrastusse. Aga see raha, mis kaasatakse tippsporti või siis ka näiteks tippspordi järelkasvutiimidesse ehk siis noortesporti, võimendab tegelikult kogu seda süsteemi, treenerite paremat tasustamist ja suuremat motiveeritust noortega tööd teha, paremaid tulemusi rahvusvahelisel areenil, mis omakorda jälle motiveerib uusi lapsi rohkem treeningutesse, klubid saavad selle võrra paremini hakkama, ehk siis see eraraha kaasamine eelkõige saab tulla tippsporti võimendades ja selle läbi tegelikult kogu süsteemi toetades. Loomulikult on mõistlik ja saab ka seda eraraha kaasata täpselt kogukonna tasemel seal mingisugusete toredate liikumisürituste tegemiseks või laste ja noorte ürituste tegemiseks, et see kindlasti ei kao ära. Kõige suurem osa sellest tõenäoliselt on seotud tippspordiga, aga veel kord, seda ei saa vaadata tippsporti, ei saa vaadata eraldi noortespordist ja noortesporti ei saa vaadata eraldi liikumisest, see on üks tervik. Siin kohe tuli ka küsimus, et mis motiveerib ettevõtjat enim toetama just tippsporti? Et jah, okei. No ega need ongi täitsa erinevad motivatsioonid, ma olen täitsa nõus selle uuringu tulemusega ja me oleme Alexelas siin juba õige palju aastaid erinevaid selliseid kogukondlikke programme, toetusprogramme ellu viinud, mitte ainult siis meie poolt toetajana vaadates, vaid kaasates ka kogu siis seda kogukonna ülejäänud liikmed ehk tinglikult öeldes iga meie klient, kes panustab 1 sendi, me paneme 1 sendi sinna otsa ja nii edasi, eks ole, et see on täpselt see sama kogukondlik printsiip ja ma arvan, et see osa ja selle osa võimestamine annaks kvalitatiivse muutuse just ka liikumisharrastuse pool, sest see, mis on hästi suur küsimus, on alati see, et mida suurem toetus, seda, nagu ma ennem kirjeldasin, seda suurem selline ettevalmistus ja nii-öelda nagu koostöö või ühisosa maht selleks, et sealt see väärtus tekiks ja mida saavutusspordi pool, seda suurem tõenäosus on, et seal sa leiad nii professionaalse vastaspoole, kellega sa saad seda kõike siis ellu viia. Ja motivatsioon seal on väga lihtne, aidata kaasa sellele samale emotsioonile, eks ole, ju, et naljaga pooleks võib öelda, et kui olümpiamängudel vehklejad Tokyos medali võtsid, siis
ka toetajal läks ilmärjaks, eks ole ju, et sulle tundub, et sa oled sellele mingisuguse mõju avaldanud ja see käis enne siit raportist läbi. Ma arvan, järjest rohkem on küsimus selles, et ütleme, et logo eksponeerimist ei soovi nagu raha eest nagu päriselt keegi või selle vastu ei ole võimalik tänapäeval midagi saada, aga emotsiooni vastu või selle vastu, et sa aitad mingisugust emotsiooni kogu ühiskonnale tuua, selle vastu on, ma arvan, toetust saada. Tanel, küsin teie käest, väga tore, et publik on aktiveerunud. Kui nüüd kujutada ette, et tekib see riigi lisarahastus, millest me siin oleme rääkinud, siis kuidas tagada, et me vaid senist rahakotti ümber ei jaota, kuni järgmine valitsus omakorda raha ümber jaotab, ehk siis kriipsu peale tõmbab sellele värskelt sisse seatud lisarahastusele? Ütleme siis nii, et annetus on alati vabatahtlik, et veel kord selle käivitaja selles loodavas või ütleme mõtestatud plaanis on ikkagi ettevõtja. Et see on kõige, täpselt nagu Martiga mainis, et kontrollmehhanism algab sealt. Kui meil on ikkagi seaduslik süsteem või loodud ka fond, kuhu jällegi vabatahtlikult nii-öelda annetustena see raha sinna nagu koguneb, siis miks seda nagu ümber peaks poliitiliselt tegema ja mulle tundub, et kultuuri ja spordi osas kindlasti nagu ma ei ole nagu poliitilist sellist nagu opositsiooni väga nagu näinud, et keegi, kes ei tahaks sinna teha, et pigem on alati probleem, siiamaani minu meelest on probleem olnud siis mehhanismi loomises, et mis see idee on ja kuidas see toimida nagu saaks või võiks. Ja tänane esitlus minu meelest andis sellele päris sellise konkreetse teekaarti, et mitte midagi ei tule riigi poolt helikopteri meetodil, et nagu lihtsalt jagame, vaid nende valdkondadel on vaja minna oma lugu turu peale nii-öelda rääkima, seda emotsiooni edasi rääkima ja plaane rääkima, ettevõtjaid, kogukondi kaasama. Kui me ütleme, et siin uuringus öeldi, et ligi 1 miljard eurot et kasumist nagu loomulikult ta istub, ma ei tea, kas ta istub kontol või kas rakendust ta kunagi kindlasti leiab. Ja selles mõttes võib-olla need numbrid ei ole päris õiged, et ainult sport edasi viib või kultuur seda nagu riigi arengut, aga me olemegi avatud konkurentsi tingimustes, et lihtsalt õng kätte anda riigi poolt minu meelest on täna väga okei plaan. Kristo, ma suunan ühe küsimuse veel teile, kuigi see on tulnud kultuuri kohta, aga ma usun, et spordi kohta võib samamoodi mõelda, et kas ei peaks tegema sama nagu näiteks hariduses Jaak Aaviksoo tegi vist juba paar aastat tagasi sellise põhjaliku inventuuri, et kuhu ikkagi lõpuks avalik raha läheb, just avaliku raha võtmes. Et avaliku sektori panus kultuurispordi valdkonda, kas meil oleks vaja põhjalikumat inventuuri, kas me teame praegu päris hästi, kuhu see raha läheb ja mis me sellest saame, või oleks vaja sinna korra veel süvitsi sisse vaadata? Ütleme niimoodi, et me teame väga hästi, kuhu see raha läheb. Võib-olla küsimuse koht on see, et millist tulemust ta toodab. Okay. Ehk siis, et kas see, kuidas me täna, ja see on ka üks tegelikult meie vast kinnitatud sellise strateegia aluspõhimõtteid, et tegelikult üle vaadata see riigi poolt täna toimiv rahastusmudel ja kas selle rahastusmudeli alusel täna välja jaotatav raha tekitab riigile kõige paremini tagasi seda, mida riik selle eest saada tahab, mis on siis liikuv ühiskond, terviklik ühiskond, majanduslikult mõjus spordi- ja kultuurisektor ja neljandaks siis rahvusvaheline tuntus ja mitme eesmärgiga optimeerimisülesanne. Just, ehk siis küsimus on nagu selles, et ja seda me täna väga selgelt ka eest veame, et sinna sisse vaadata ja potentsiaalselt nägemust siis, et kas seda on võimalik kuidagi paremini teha. Veel hetkel ei saa kindlasti öelda, et ta ei oleks praegu optimaalselt tehtud, aga seda tuleb vaadata. Nii, publiku küsimused on hetkel ammendatud ja okei. Kas mikrofon oleks võimalik ka teile? Ei saa, sest meil on ka veebis jälgijaid, aga kohe tuuakse teile mikrofon. Kaarel Tarand olen Silbi toimetaja. Mul on ettevõtjale kõigepealt küsimus, et see siit aeg-ajalt ikka läbi jooksev maksusoodustusega mittetulundusühingute nimekiri, mida peetakse, et kas sellel on üldse annetaja seisukohalt ka mingisugune tähendus või tähtsus, et sinna kuulutakse ja teiseks vastates ise, sinna satutakse päris juhuslikult ja põhimõtte lagedalt, mõned saavad, mõned ei saa sinna, nii et selles mõttes praegune süsteem soosib ebavõrdset kohtlemist. Ma arvan, ma pool seda vastust
püüdsin ennem anda, ehk et ma arvan, et üldjuhul eratoetaja toetus hindab MTÜ-d paremini kui ükskõik milline Maksu- ja Tolliameti nimekiri. Aga selge on see, et mis tahes riikliku sellise süsteemi loomisel, seal teatud annus niisugust tehnilist ja formalistlikku protsessi on hädavajalik, sest muidu kuritarvitused võtavad sellest heast ideest enamuse endale, eks ole ju. Ja ma ei ole kindlasti ekspert, et ütlema, kas see nimekiri on nüüd kõige, kas ta on mingil põhjusel ebasobiv see tööriist. Ma sellega võin nõustuda, et ilmselt sellega on vaja kõvasti tööd teha selleks, et see kvaliteet oleks seal nii-öelda ühtlasem ja sealt ei saaks nii-öelda nagu kuritarvitada, aga veel kord ma arvan, et see on juba nagu nihuke hea tahte olemasolul nihuke tehniline küsimus, sest me räägime ikkagi ju mitte helikopterilt raha nimekirja kõigile andmiseks, vaid ma saan aru, et see mõte on see, et kui erasektor leiab, et see on toetamist väärt algatus, kas siis seda võimendatakse või mitte, eks ole. Et selles mõttes seal on see kvaliteedi kontroll väljaspool selle nimekirja moodustamise või järelevalvemehhanismi. Suur tänu, vaatan korra veel publiku suunas. Kui praegu rohkem pole, siis tõmbame joone alla. Aitäh vestlejatele, aitäh kuulamast ja ametlik osa on sellega lõppenud. Aitäh tulemast!